tere, hea Riigikogu ja head eestlased. Olen siin täna ühe väga tähtsa ja väga lihtsa, aga samas ka väga hädavajaliku tõega. Punkt 1. Eesti vajab ausust, selgust, muutust ja vajab julgust ka otsuseid vastu võtta, ise teha. Mis pole küll mugav, kuid mis on väga tähtis meie igale armsale kodanikule. Meie riik peaks toimima niimoodi, et Riigikogu kuulab rahvast, mitte nagu sõitma rahvast üle teerulli poliitikast üle. Niisiis, meie riik ei saa toimida nagu autopiloot, eks ole. Ja me ei saa lasta bürokraatial kasvada nagu metsik võsa, samal ajal kui inimesed vaesuvad maapiirkondades, sest et arved lihtsalt kukuvad suurena neile seinana ette, aga palk järjest kahaneb. Me ei saa teeselda, et kõik on justkui laitmatult korras. Kui aina rohkem inimesi tunneb, et riik ei kuula neid, vaid räägib neist mööda ning sõidab eelnevalt öelduna teerullina üle meie soovidest. Eesti tugevus pole olnud kunagi suuruses, meie tugevus on olnud julguses, enda ees seista, enda otsuseid väljendada. Julguses kaitsta oma vabadust, julguses öelda välja, kui miski ei meeldi. Ja nii ongi, ja julguses seista oma inimeste eest, mitte abstraktsete tabulatuuri või tabelite või poliitteatri ees. Tabulatuur, ma ei mõtle muusika poole pealt, vaid tabulatuur on see, mis siin praegu toimub. Mina vähemalt sõnastan oma seisukohta. Ma ütlen siis kohe otse ära, me peame lõpetama olukorra ja teerulli poliitika. Ja me peame lõpetama olukorra, kus otsused tehakse rahva selja taga ehk siis meie eest ja hiljem pakendatakse need sisse nagu midagi head. Inimesed on targad. Me oleme targad, me väärime ausust, mitte ilustamist. Me vajame Eestit, kus on majandus ja kus on selline olukord, et me ei sõltu sellest, kui hästi suudetakse inimesi maksude ja tasudega saagida, vaid kus ettevõtlikkus, innovatsioon ja tööd ei ole takistuste, vaid võimaluste ees. Me vajame Eestit, kus tehnoloogia areng ei ole loosung, vaid reaalne elu, on reaalsus. Detsentraliseeritud lahendused, julgus digitaliseerimine, vaba info ja internetiruum. Ehk siis peatume sellise olukorra ees. Kõik veel ei tea, kallid eestlased, kuid minu tutvusringkonnas on juba inimesi, kes on liitunud sellise süsteemiga, sellise võrguga, ämbliku võrguga eesti keeles öeldes, sõlmühendus, Kortal, Kuuga on ju, Kortal Def. Ja seal sees olen mina, Arto, Siim, IFI, uued uudised või uudiste eest, paar inimest veel ning mis kõige tähtsam, just, me vajame riiki, mis kuulab oma rahvast, mitte ainult enne valisime, vaid iga päev. Ei ole nii, et ma täna luban üht, homme teen teist. Ei ole nii, me ei saa teha. Kui rahvale midagi lubatakse, siis tuleb ka juba eelnevalt teha midagi ja ka pärast ja seda tuleb kogu aeg teha. Niisiis, Eesti
ei ole katsepolügoon rahvusvahelistele mängudele. Meie ülesanne on välja astuda Euroopa Liidust, euroopalikest väärtustest tuleb teha iseseisev, otsustav riik. Eesti on meie kodu. Meist riik seisnebki. Ja kodu eest tuleb seista, kui me tahame, et Eesti püsiks tugev, noor, siis tuleb vastu võtta ka päriselt vastutus. Vastu võtta otsuseid, mis on küll ebamugavad, aga teinekord on need hädavajalikud. Päriselt, mitte formaalselt. Iga inimese, iga pere, iga kogukonna ees. Ma kutsun siin kohal kõiki, kes siin minu tänast podcasti vaatad, üles panema kõrvale partei propaganda ja võitlema selle nimel, mis on õige. Mitte selle nimel, mis on mugav. Eesti vajab muutusi ja ausust. Eesti vajab julgust. Eesti vajab tegusid. Mina tänan.